Tšau barbekassad! Täna võtame tänu Vikmanile suure kaelatüki, marineerime selle ära ja teeme homme marineeritud barbecue kaela. Milles siis uba tegelikult on see, et tahan teha kaela, viilutada selle ja niimoodi, et ta jääb ka pärast mul viiludeks ja ma saan taldrikule panna siis mingi kartuli ja ma ei tea millega koos selle, et jääks nagu niimoodi jube kihvt. Ja et oleks barbecue maitseline mõnus sealihatükk. Kohe näitan, kuidas seda teha. Kuna ma tahan, et mul jääb see ilus ümar, siis ma pean seda trimmima. Sest on küll kahju, aga ma pean. Ja selleks, siin on imelihtne nipp, mina võtsin mis anti. Et selleks, et vältida seda, et sul jääb mingid jääke ja ma ei tea mis asju selle konkreetse retsepti tegemiseks, otsi kohe poest. Et oleks võimalikult ilus ümar tükk ja probleem lahendatud. Et hea soovitus on, et otsi kidurate tükkide seast, sest seal on äkki seda nii-öelda seilikut siin külje peal vähem. Nii ja seda tahaks ka, et oleks võimalikult ühtlane meil, aga head kraami ka raiskama ei hakka. Lõikame ta vähe ümaramaks siit. Siis käib tuul tast pärast mõnusasti üle. Tilpnevad osad võtame ka ära. Siin on suur rasv, kuid me paneme ta ju barbecue'sse, et see rasv hakkab siit mõnusasti voolama ja maitset andma, et lihtsalt kui on mingi ülijäme tükk nagu siin on hopstigi, siis see ei renderdu meil siit välja mitte kuidagi. Päris mingit kaevuritööd ei ole mõtet teha, eriti just selle koha pealt, kus on selline ilus triibuline lihas. Selle asja nimi võistluskeeles on money muscle, sest siit tulevad kõigil võistlejatel tavaliselt viilud, küll laba poole pealt siis, kes tänasel päeval on muidugi lubatud see siit ka võtta ja teha üle näinud seda tükki. Aga siin ümber on kõvasti rasva, mis teeb ta ka väga maitsekaks muidugi pärast. Aga siit väga kaevama ei ole mõtet hakata või seda raiskama üldse, et see las olla, siit tuleb jube maitsev lugu. Ma panen nii viidi, siis on paremini näha. Kõigepealt õlitame ilusti kokku, öelda sidusaineks. Kõigepealt, et soola ja pipraga tõmmata, saaks peenikese soola ja pipraga minema selle maitse, siis rahulik kiht seda Duffy Stone'i umamit. Siia ei läinud nii rahulikult, aga tegelikult peaks rahulikult panema. Ja teiseks kihiks. Nüüd on küll vauva-viva, aga kospel. Siin on suhkrut sees, et sealihale meeldib suhkur, aga seda pole nagu eriti palju. Ta on AP-raab, aga uskuge, sellest tuleb imeline värv sellele sealihale esiteks ja ka see tõeline barbecue maitse. Nii, ja nüüd vajutame, mitte kunagi ei hõõruta maitseaineid liha peale. Kuigi need on nimetusega raabid, siis me ei raabi neid, sest ka siin selles on näha suured tükid, väiksed tükid. Suured tükid sinna, väiksed tükid tagasi enda poole. Selline näeb välja siis see maitsestamine, kui teda hõõruda. Nii, ja teisel pool kordame operatsiooni. maitseainest iseenesest võib panna julgelt, et
et läheb natuke rohkem, nagu mul siin läks, mitte midagi sellest ei juhtu, see tükk on lihtsalt nii suur. Ja seda siis, tegelikult on lihtne valem nagu nende kahe panekuks on see, et umamit paned nii, et liha jääb näha, seda paned nii, et liha ei jää näha enam. Mina panen vaakumkotti, sina võid lihtsalt ziplock-kotti ka panna või mis iganes kotti, mida sa saad kinni tõmmata korralikult. Tavaliselt olen ma mingisuguste retseptide, uute retseptide teemal just nii äksi täis, et ma ei hakka midagi katsetama siin, vaid panen tšauti kohe kaamera käima ja kõik läheb teoks. Siis neid ma testisin ette ja ma avastasin, et sinna kotti seda kaasa pannes muutub see liha oluliselt paremaks. Et seal on piisavalt suhkrut sees, mis annab siis efekti nagu sellele lihale ka. Et ma ei tea, mis selle Tennessee Reedi ja sealihaga on, aga nad käivad kokku väga hästi. Ja suurt Tennessee Reedi siis. Kui ma ütlesin enne, et sealihatüki valikul pane tähele, et et võib-olla võtad vähe väiksema ja ümarama ja kidurama tüki sealt, siis teine asi, mida tähele panna, on kuupäevad. Sellepärast, et see liha siin jääb nüüd 2 päevaks mul külmikusse. See on lihtsalt nii suur tükk, et sellest ühest tööpäevast ei oleks seal kasu. Sellepärast 2. No nii, 1,5 päeva põhimõtteliselt on möödas. Näeb hea välja, kui kaamera suudaks lõhna edasi anda, mis siit sellest tükist tuleb praegu, siis lõhn on imeline, aga ta on toores. Ja ahi on pandud 120 kraadi peale. See on lihtsalt sellepärast, et siin selles Tennessee Reedi ja kõige selles on piisavalt suhkrut, et ma ei taha teda siit kõrvetama hakata, ma tahan rahulikult minna. Eesmärk on teha tükk, mis ei ole mitte rebitud sealiha, vaid et ma saan ta viilutada nagu praeks ja et ta püsiks koos. Nüüd tuleb mängu see video, kus ma kunagi ammu tegin selle video, kus erinevatel temperatuuridel küpsetades on need target temperatuurid erinevad. Ja siin tuleb nüüd silmas pidada seda, et me oleme 120 kraadi juures, ehk siis madalamal temperatuuril, ehk siis liha lõpptembid on lähemal. Ja minu eesmärk praegu on minna 85 kraadini, kus ta peaks olema mõnusalt viilutatav ja korralikult siis tehtav niimoodi, et ta ei ole mul veel niimoodi, et kukub laiali plõmpsti. Vot, aga panen peale. Sealiha otse külmikust, sellepärast, et me tahame, et see suits külge jääks, siin on suits sees ilusti. Soovitan kirsisuitsu, see annab sükese mõnusa tumedama värvi natukene. Ja tšaubaka, me ei wrappi, ei tee midagi, see marinaat, kus ta sees oli, peaks andma mahlasuse siia ja paneme täiega minema. Kuni 85 kraadini. Tadaa! Nii, aga meil on ta nüüd 2,5 tundi on peal olnud. Sisetemp on meil tõusnud 67 kraadini. Vaata, mis nägu on. No ja. Park on väga hästi kinni jäänud juba. Või maitseaine siis on õigupoolest hästi kinni jäänud. Ja tunne on hea. Vana ja pime. Ehk siis ma ajasin kamera euradele. Enne oli 57 kraadi seal, mitte 67. Ehk siis uusi klaasi on vaja ette. Aga nüüd on läinud mööda
veel paar tundi ja on 70 kraadi, eks 15 veel minna. Vaata, mis nägud on. No, täitsa äge tükike. Parem kui parem. Nüüd ta on higistama hakanud oma jagu. Ehk siis rasvad voolavad, kõik on hästi. Valmis. Või noh, peaaegu. Kuus tundi ja siis ta on meil selline. Hirmsasti tahaks nüüd seda lõigata ja süüa, aga me peame laskma tal puhata minimaalselt tund, ideaalis 2. Ja paneme ta fooliumisse. Ja hea oleks, kui sa saaks panna ta mingisuguse sooja asja alla, et ta maha ei jahtuks kohe. Ja las ta siis puhkab. See aitab tal mahlad sees hoida. No nii, on mõningaid tööriistu, mida meie kanalil just tihti ei näe. Eesmärk on siis ju seda noe kahvliga süüa nagu praadi. Tõsi, nuga ei ole normaalmõõdus. Aga tund on möödas. Nii, lõikame. Mõnus park on. Hea näeb välja. Lõhnab. Okei, ma olen seda varem teinud. Ma tean, et siin on nüüd erinevad arvamused. Mina söön seda nii. Lihtsalt trikk on selles, et lõikad ta lahti, lõikad endale selliselt lahti, et iga ampsuga kaasneb ka parki ja sul on suu paksult maitset täis. See on mõnusat suitsu, siin on mõnusat barbecue maitset ja siin on kõike, mis vaja. Aga alati võib võtta selle viilu ja teha sellele peale siis siia. Teha siia endale väike täpike barbecue kastit ja see laiali tõmmata ja siis sellega nautida. Mina seda vajalikuks ei pea. Minu arust on kõik hästi juba nii nagu praegu. Aga tegelikult, kuigi see võttis aega, selle asja tegemine võttis aega 2,5 päeva. Siis see kõik oli hästi lihtne, sest et ainuke asi on siis marinaadi panek ja siis pärast sa paned lihtsalt ahju käima ja jätad ta tiksuma, kuniks ta valmis on. Sa ei käi seal pritsimas, mürtamas, mitte midagi tegemas. See temp on nii madal. Võt nii. Hea kraam. Tasus sa aeg ennast ära. Proovi ära. See on tegelikult vana, lihtne tegemine. Kunagi oli kõik palju lihtsam. Nüüd on kõik keerulisemaks läinud. Kui lähed kiiremaks ja kuumemaks, siis need vahemikud, kus asjad valmis on, lihtsalt on lühemad. Sellega on see pikk. Subscribe'i kanalile, tule järgmine nädal tagasi.